kuute koerakutsikat tahtnud Jõelähtme valla elanik Katrin Weber elusalt metsa matta. Kutsad topiti vana särgi sisse ja särk omakorda pisteti mulda. Koerad aga ei lämbunud nagu Matja lootis. Kutsikad päästis naabriperenaine Riina Meigas. Nad olid auku visatud ja siis oli sammal neile pandud nagu peale. Aga see oli mingi vana kopra pesa moodi siuke auk, et nad olid päris sügaval kaugel, et pidi ikka tükk aeg kaevama, et nad sealt kätte saada. Et mis seisus need kutsikad olid nad märjad ka või? Väideti, et nad olid algul uputatud, et kas nad olid seda moodi? Ei, nad olid täiesti kuivad, soojad, et seal lauk oli soe ja ilmastik on ka soe. Ja ideaalsed tingimused seal piinarikkalt nälga surra. Riina väitel oli elusate koerte Matja just tema naaber Katrin Weber. Ka Katrin Weberi majapidamises töötav ehitusmees Viljar Sell aga rääkis meile ausalt, mida proua Weber talle kutsikate saatusest rääkis. Kas see koerte omanik väidetavalt oli sulle ütelnud, et ta uputas koerad ära, jah? Jah. Ta ise ütles sulle nagu sula sellises kaunis emakeeles, et tema uputas koerad ja mattis maa. Seda ma ei saa öelda, et ta niimoodi ütles. Aga mismoodi ta ütles? No ta ütles, et ta oli ära uputanud ja kõik, noh. Siis nagu tegelikult on ju nagu teada, et ikkagi et nagu siis, et see süüdlane ongi kõige lähem, see koera enda omanik. Ju vist, ma ei oska öelda, ma ei oska midagi öelda. Pärast sellist asja pöördus Riina Meigas politseisse. Katrin Weberi suhtes algatati kriminaalasi. Kohalik politseinik Kaupo Luur pidanud loomad toimetama varjupaika. Kaupo Luuri käes on ka asja uurimine. Kumb nüüd nagu siis viilib, kas politsei või varjupaik? Mis teile endale tundub? No mina üldiselt arvan, et politseil nagu ei ole põhjust viilida. Et varjupaik lihtsalt ei viitsi nagu asjaga rohkem tegeleda. Et korra saadeti tagasi, miks jälle uuesti sõita? No varjupaik esimese korra aeg tuli kohale, aga siis see proua saatis tagasi, ütles neile, et võtke kutsikad ja mina vana koera ei anna. Ja varjupaigal ei ole ju õigust võtta niimoodi. Varjupaikis on, mida me kutsikatega teeme, et meil ei ole ju rindesid, kus imetada neid. Kas vald oleks mulle nõus maksma nende eest? Nii nagu mina aru sain, et jah. Loomakaitsjad käisid täna koha peal asja uurimas. Üllatuseks leiti, et ohoo, kutsikad olid hoopis nende väidetavale mõrvarile Katrin Weberile tagasi antud. Ei mingit varjupaika. Et ka imelik on nagu see sama esimese õhtu nüüd politsei reageering, kui ta käskis nagu tagastada koerad siis nagu väidetavale tapjale, eks ju, et see on ka väga vastuoluline käsk, aga et proua Meigas siis allus politsei korraldusele ja tagastas proua Weberile koerad. Küla vahel käivad jutud, et asi vaibub maha. Ega, et kus ta nii väga ikka vaibub, et ütleme, külajutud on külajutud ja et see nüüd siin on 1 või 2 korda mingid autod vales väravast nähtud, et see ei tähenda nagu midagi, et aga ütleme, loomakaitse sellis omalt poolt teeb jälle kõik, et ta ei vaibuks maa.